Tere! Mina olen Mariine Lillemets, töötan Tartu Ülikooli Kliinikumis neuroloogia osakonnas logopeedina. Oma töös puutun sageli kokku ka Parkinsoni tõvega patsientidega. Kõnehäire on Parkinsoni tõve puhul üks sagedane probleem. Spetsiifilised motoorikaprobleemid nagu liigutuste ulatuse vähenemine, liigutuste aeglus, värin, ka stardiraskus, kõik need probleemid võivad ilmneda ka kõnemotoorika tasandil. Kahjustuda võivad kõik kõnekomponendid eesotsas hääle, häälduse, kõnetempo ja intonatsiooniga. Kõige sagedasemaks probleemiks on häälehäire esinemine ja hääle osas tüüpiliseks tunnuseks on hüpofoonia ehk häälevaljuse oluline langus, mis võib oluliselt mõjutada ka kõne arusaadavust. Seetõttu enam levinud ja efektiivsemad kõneteraapiad, mis on just Parkinsoni tõvega patsientidele mõeldud, keskenduvadki häälevaljuse tõstmisele. Ja nendeks teraapiateks on näiteks Lee Silvermani hääleteraapia ja Speak Out hääleteraapia. Tõstes häälevaljust sobival määral paraneb lisaks häälevaljusele ka hääle kvaliteet. Kasutades valjemat häält ehk et kasutades ka sobivat pingutust, jõuavad ka hääldusega seotud lihased omavahel koordineeritumalt tööd teha ehk lisaks paraneb ka hääldustäpsus. Kasutades valjemat häält ja pingutust ei saa patsient ka liialt kiirustada ehk tegelikult paraneb ka kõnetempo. Seega keskendudes teraapias ühele aspektile kõnes, häälevaljusele, paranevad sekundaarselt ka teised kõnekomponendid. Kommunikatsioonivõime mõjutab oluliselt inimeste sotsiaalsust ja meeleolu, üleüldiselt elukvaliteeti, mistõttu kõnehäire ilmnemisel on vajalik regulaarsete harjutuste sooritamine ja vajadusel logopeedi poole pöördumine. Parkinsoni tõvega inimesed ei pruugi sageli ise oma kõnehäiret märgata, sest kahjustuda võib nende kõne tajumine kõnelemise ajal. Seetõttu teraapia alguses on hea alustada kõne lindistamisest, et seda koos logopeediga võimalusel siis analüüsida. Sest kui Parkinsoni tõvega patsient ei taju oma kõneprobleemi, ei teki ka motivatsiooni sellega tegeleda. Edasi annan mõned harjutused, mida kodus iseseisvalt katsetada ja harjutada kõne arusaadavuse parandamiseks. Vajadusel kasuta abina peeglit, jälgi, et suu oleks piisavalt avatud ja hääldusliigutused piisavalt suured. Kõigepealt harjuta A-hääliku hääldamist valju häälega. Selleks võtta sisse mugav asend, istu võimalikult sirge seljaga, proovi leida enda jaoks sobiv häälevaljus ja sobiv hääletoon, et häält oleks mugav tekitada ja see püsiks piisavalt stabiilne. Kuula, teen näite. Hoia häälikut umbes 10 sekundit, kui suudad, võid ka kauem, kuid seejuures jälgi, et hääl püsiks stabiilselt vali. Nüüd kasuta sama valjusega häält arvude loendamisel. Võid proovida arve loendada ka ühe hingetõmbega, et parandada ka hingamistuge. Kuula näidet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loe arve nii pikalt, kui suudad. Edasi kasuta valjemat häält ja sobivat pingutust, lugedes igapäevaselt kasutatavaid sõnu ja fraase. Selleks mõtle välja 10 sobivat fraasi, pane need endale kirja. Sellisteks fraasideks sobivad näiteks jah, ei, aitäh, palun, tere hommikust, head aega, mis kell on, ma ei tea, head isu, kuidas sul läheb? Kui suudad kõiki fraase valju häälega lugeda, pööra tähelepanu ka sellele, et fraasid kõlaksid ilmekalt. Mis kõige tähtsam, kui oled kõneharjutustega pihta hakanud, kasuta oma selget ja valjemat häält
ka igapäevases elus teistega suhtlemiseks. Head harjutamist!